Aitäh, Laura! Nüüd on aeg sõnadeks, tänusõnadeks, kiidusõnadeks. Kristina, ole hea, palun tule siia. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Head Eesti kirja sõbrad. Et see pannoo siin ilmestab minu arvates väga hästi seda, mida me võib-olla ei teadvusta endale piisavalt sageli. Aga nimelt Eesti kultuur, ka Eesti haridus, eestikeelne haridus, mis on osa sellest, on ju kõigepealt sündinud ja alles siis sündis selle baasil Eesti riik. Et kõik see, mis siin seina peal on kirjeldatud, on oluliselt vanem ja oluliselt põhjapanevam baas sellele, mis täna siin Eesti riigis tegelikult toimub. Ehk siis erinevalt väga paljudest teistest Euroopa maadest, kus kõigepealt loodi riik, vürstiriik, saareriik, mingi muu riik, kelle najal kujunesid välja kultuuritraditsioonid, keelekasutus, kirjakeel, haridussüsteem, siis Eesti on unikaalne sellega, et kõigepealt oli eestikeelne kool, eestikeelne kiri, eestikeelne kultuur, eestikeelne raamat, Eesti õpetajad, Eesti koolijuhid, Eesti ajakirjanikud ja siis alles nemad olid need, kes selle Eesti riigi lõid. Ja see lugu siin pannoo peal räägib seda pikalt tulemist, et kuidas me tänasesse punkti oleme jõudnud, aga suur osa sellest, mis seal kirjakeeles ja kultuuriruumis ju keskseks kohaks on see inimene, ehk siis inimeseks olemise jutustamine kontekstis siis ajas, et inimese suhe aega, minevikku, olevikku, tulevikku, inimese suhe loodusesse, inimese suhe kosmosesse, et kes see inimene on ja see inimene, keda te siin pannoo peal näete, on loomulikult see eestlane, ehk siis inimene eestlane ja tema lugu igas nagu ajaruumis vaadatuna, nii et ma arvan, et see pannoo, ma ei arva, vaid ma ütlen, et see pannoo jutustab väga suure ja väga pika loo meist, eestlastest, inimestena, rahvana ja alles lõpus tuli tegelikult see riik, mida me täna oma õlgadel kanname, nii et räägime seda lugu siis kõik edasi ja see 500-aastane Eesti kirjakeele lugu on väga suur osa sellest loost. Aitäh! Aitäh, Kristina! Ja nüüd on meie ees pannoo autor Siiri Taimla-Randmala. Aplaus peaks olema veel tugevam.